ma magaksin, ma sööksin, ma tahaksin, et mind vahepeal paitatakse. Tšau ja ilusat mitte igatahes esmaspäeva teile. Sorry, aga ma tõesti ei jõudnud see nädal esmaspäevaks videot valmis. Ma loodan, et te annate mulle andeks. Aga nagu juba Instagramis ja Snapchatis välja kuulutatud sai, siis see nädal teen küsimuste-vastuste video ja te saatsite mulle nii palju küsimusi. Ma ei olnud valmis, et neid nii palju tuleb, aga mul on nii hea meel, et te kaasa lõite ja ilmselgelt ei jõua ma kõikidele nendele siin videos vastata. Seega, kui te oleksite huvitatud nägemast sellele videole teist osa või kolmandat osa või neljandat osa, sest et neid küsimusi oli nii palju, siis jätke kindlasti alla kommentaar, et te tahate saada kõikidele küsimustele vastuseid. Aga mingile osale ma siiski seekord vastan, nii et kui te tahate natukene rohkem minu kohta teada saada, siis jääge vaatama. Kuidas kohtusid enda kutiga ja kaua koos olete olnud? Me kohtusime Joosepiga läbi Kairi. Kairit olete te mitmes minu videos ka näinud ja ma olen nii õnnelik ja tänulik sellele, et ma läbi Kairi üldse Joosepit teadma sain. Aga sellest algsest tutvumisest väga nagu asja ei saanud, aga lõpuks siis läksime samasse kooli ja sealt meie väike seiklus pihta hakkas, mis on nüüdseks juba üle 9 aasta kestnud. Kui ma oleksin loom, siis milline? Ütleme nii, et kui minu käest näiteks küsida, et kas ma olen pigem koera või kassi inimene, siis ma olen pigem koera inimene. Aga kui ma oleksin loom, siis ma ilmselt oleksin midagi kassi sarnast. Ma magaksin, ma sööksin, ma tahaksin, et mind vahepeal paitatakse ja see oleks nagu unistuste elu, ausalt. Kui mul oleks valida, kas abielluda Batmaniga või Supermaniga, siis kumma ma valiksin ja miks? See on päris hea küsimus ja ma ilmselt valiksin Supermani, sest et ma saaksin lihtsalt temaga koos ringi lennata ja see oleks üli tuus. Mida tähendab minu arust õnn? Õnn on olla õnnelik ja õnn on olla elus ja õnn on teha seda, mida sa tahad teha ja õnn on omada imelisi inimesi enda ümber. Et ma ei tea, elu ise on minu arust üks õnn ja kingitus meie kõigi jaoks, et me peaksime seda lihtsalt rohkem väärtustama ja leidma ka ilusaid asju kõige pisemates hetkedes. Olge õnnelikud! Mina üritan ka endast parimat anda, et rohkem õnnelik olla. Mida mulle meeldib teha, kui mul on kurb tuju? Mulle meeldib süüa, teki alla peitu pugeda ja sellest üksinda üle saada. Ma ei taha mitte kedagi teist näha, kui mul on paha tuju, nii et olla üksi ja süüa hästi palju räpsu. Miks ma alustasin videode tegemistega ja miks mulle meeldib neid teha? Ma isegi ei tea, miks ma nendega alustasin. Ma arvan, et see oli kuidagi loomulik jätk sellele, et ma kirjutasin blogi, ma hakkasin aeg-ajalt mingeid videosid tegema, sest et ma vaatasin ka, kuidas teised videosid teevad. Ja siis ma ühel hetkel lihtsalt tundsin, et mulle meeldib rohkem kaameraga suhelda, kui arvuti taga lihtsalt juttu kirjutada. Et see on kuidagi vahetum. Et ma istun siin praegu üksinda, räägin iseenda ja kaameraga ja hiljem vaatavad seda tuhanded inimesed. Et see on selline lahe tunne nagu, et ma saan nii paljude inimestega suhelda lihtsalt ise siin kodudiivanil istudes. Mis kaamera mul on ja millise programmiga ma oma videosid monteerin. Praegu filmin ma Canon EOS 600D kaameraga, aga igapäevaseid vloge teen ma sellise väikese mehikesega. Et see on Canon Legria Mini ja see on mu truukaaslane olnud juba aasta aega ja ma ei kujutaks oma elu ilma selleta enam ette. Ja monteerimiseks kasutan ma Adobe Premiere programmi. Kas ma teeksin sulle kalli, kui sa mind kuskil näeksid? Jaa! Tule astu ligi, räägime juttu, teeme kalli ja tõesti, ma ei hammusta, ma olen seda enne ka juba öelnud ja ma hea meelega jutustan ja kallistan teie kõigiga. Ja sealt siis ka edasi selline küsimus, et kas ma teeksin fännipäeva? Kas te tahaksite fännipäeva? Et ma kardan, et sinna ei tuleks mitte kedagi kohale. Aga ma ei ole ausalt öeldes mõelnud sellise asja peale. Aga mõtleme selle peale, vaatame, mis tulevik toob. Kas minuga koos on tahetud pilti teha? Paar päeva tagasi oleksin ma sellele küsimusele vastanud ei,
aga kuna ma käisin laupäeval Tartus Vovran 2016 üritust vaatamas, sest et mu 2 sõbrannat jooksid seal, siis nüüd ma saan vastata sellele küsimusele ja kui 4 esimest tüdrukut minu juurde tulid ja ütlesid, et kas me saaksime pilti teha või midagi sellist, siis mul oli ja ma mõtlesin, ma võtan nende telefoni ja teen neist pilti. Ja siis ma sain aru, et nad tahavad minuga koos pilti teha. Et see oli nagu nii armas ja pärast tulid veel mitmed tüdrukud ja te olete kõik nii armsad. Kas mul on kodulooma ja kui ei ole, siis kas ma tahaksin? Mul kahjuks ei ole kodulooma, aga ma ise tahaksin endale meeletult musta väikest mopsi. Ja meil on Joosepiga see soov mõlemal, aga kuna minul on koerte allergia, siis me ei ole veel seda sammu astunud ja seda koera võtnud. Kuigi paar korda on olnud ikka selline hetk, et vahet ei ole see allergia, võtame selle koera ära. Aga ma ei tea, ma ikka natukene kardan enda tervise pärast ja ma lihtsalt ei taha koera võtta niimoodi, et me võtame ta ära ja mul lõpuks selgub, et ma ei saa temaga koos elada, sest et see nagu murraks mu südame. Siis oli hunnik juukseküsimusi. Esiteks, kas punane on mu loomulik värv? Ei, see ei ole loomulik värv. Mu loomulik värv kasvab hetkel siit välja, nagu te näha võite. Ma värvisin juuksed punaseks esimest korda aastal 2006 ehk siis juba 10 aastat tagasi ja ma olen nii vana. Vanust küsisite te ka. Kui te tahate teada, kui vana ma olen, siis vaadake seda videot ja te saate selle vastuse. Miks ma otsustasin nad punaseks värvida? Kes see mäletab? See oli 10 aastat tagasi. Ma ei oska enam ollagi teist värvi juustega. See on nagu minu värv. Ma tunnen, et kui ma värviksin enda juuksed mõnda teist värvi, siis see ei oleks enam mina. Ja kuidas need püsivad nii punased on see, et ma värvin neid täpselt iga 4 nädala tagant ja ma kasutan ühte toredat punastele juustele mõeldud palsamit. Ma ei viitsi seda praegu tooma minna, aga ma panen teile siia pildi, et see on KC Professional Mask, mingid toonis Pepper, kui ma ei eksi. Kui on valida loll, aga rikas mees või tark, aga vaene mees, siis kumma ma valiksin? Lolli, aga rikka otse loomulikult. Nali! Ilmselgelt valin ma targa, aga vaese mehe, sest et mis ma selle lolli mehega peale hakkan? Milline on minu tavaline hommik? Minu tavaline hommik näeb välja nii, et tööle hakkab äratuskell, mida ma lükkan edasi, siis ma lükkan seda veel korra edasi, siis ma lükkan seda natukene veel edasi ja siis korra veel. Ja siis võtan ma telefoni, milles ma passin ära mõne uue video, vaatan, mis Instagramis öö jooksul toimus ja Snapchatis, mis öö jooksul toimus. Ja siis ma lõpuks ajan ennast püsti, lähen duši alla, passin seal mingi 10 minutit, lihtsalt lasen endale vett pähe joosta. Ja siis tulen ma duši alt välja. Ja panen endale turbotempo peale, et ära teha meik, et ära valida, mida selga panna. Ja siis ma jooksen uksest välja, autosse, tööle ja ongi kõik. Ja võtame siis lõpetuseks Marti Halliku küsimuse, et mis siis teha, kui tahad puuksu lasta, aga kardad, et tuleb kärisedes. Armas Marti, mulle on alati öeldud, et parem väljas kui sees. Kui teile see küsimuste vastuste video meeldis, siis ärge unustage pööd püsti vajutada. Kui te tahaksite näha sellele teist, 3. ja 4. osa ka, siis ärge unustage kommentaarides sellest kõigest teada anda ja teie olge tublid nagu ikka ning näeme juba jälle järgmisel esmaspäeval. Tšau! Ausalt, minu käest on lihtsalt nii raske küsida mingit ühte lemmikut asja, sest et ma võiksingi siis nagu jääda niimoodi ketrama ja need vastused jääksidki tulema, kuni ma olen lõpuks oma 9 lemmikuks öelnud 10 erinevat asja. Mis ei olnud tegelikult esialgne küsimus. 2 nädalat tagasi lubasin ma teile, et ma loosin välja 2 nädala pärast 2 kasti Maiasmoka maiustusi. Nii et nüüd on siis aeg loosimiseks. Mul on video lahti, siin on kõik teie kommentaarid ja valime siit nüüd siis 2 õnnelikku välja. Kerime alla ja ülesse. Nii. Helen Ross, sina oled võitnud siis 1 kasti maiustusi ja 2 kast maiustusi läheb Isabel Luik. Nii et palju õnne teile ja ma kirjutan siis teile, et saame kokku leppida, kuidas te oma maistused kätte saate.